Sooru potitehas on, algselt on olnud tellisetehas, juba üle 100 aasta vana, tsaari ajal loodud. Sooru mõisa, tolleaegse nimega Fierenhof, Sooru mõisa potivabrik, kus tehti siis telliseid. Aeg läks edasi, nõukogude ajal tehti siin drenaažitorusid savist, katusekive. Siis 20–30 aastat tehti siin lillepotte savist. Siis mõnda aega see ei tegutsenud ja tänapäeval viimased 14–15 aastat teeme siis setustiilis savikausse, savianumaid. Materjaliks on meil kogu aeg olnud kohalik savi, no mitte ainult meil siis, vaid ka varasemalt. Algselt võeti siis tehase ümbert see savi ja kui need varud ammendusid, siis veeti seda kaugemalt Eestist. Toodi Põhja-Eestist, Aserist, siis Lõuna-Eestist, Missost. Praegune savi, mida me tarvitame, mida meil on siin all päris suures koguses, on siia kokku veetud. Nõukogude aja lõpus on Joosu savikarjäärist Põlva lähedalt. Selliseid savitööstusi, neid on Eestis olnud sadu. Eestimaa on savi täis, savi leidub meil siin peaaegu igal pool. Algselt oli ikkagi ehitusmaterjal, oli oluline. Ehitati ju linnasid ja üldse telliskivihooneid ja oluline siis põletatud tellised, seal kus savi leidus. Sinna see tehas tehti või savipõletuskoht. Ja kui see ammendus, materjal ütleme, see savikiht sai otsa, ega siis kaugelt vedama ei hakatud hobustega. Siis tehti järgmisse kohta, viidi üle need seadmed ja tehti teises kohas see savitööstus. See vana korsten, mis on tehasel näha, see on ennast kohalikust savist, siis see on ainuke, mis on näha tollest vanast ajast, 100 aasta vanusest ajast. Telliste tegemiseks ei ole tarvis seda savi puhastada. Ehk siis looduslikult savi on maa sees, seal on sageli lubjatükid on sees, sellised väiksed valged lubjatükid, kui telliseid teha, siis ei olegi midagi. Vormid valmis, põletad ära, müürid selle tellise seina, võib-olla krohvitakse ka üle ja see ei jää näha ja see ei ole oluline, see lubjatükk seal sees. Aga kui me teeme nüüd keraamikat, ütleme siis kausse, tasse, siis niimoodi ei saa. Siis me peame võtma selle lubjatükid sealt seest välja, sest kui sa paned ta põletusse ja ahju, siis need lubjatükid löövad kohe tüki välja. Võib-olla siis siin lähedal näiteks ongi hästi lubjarikas savi ja sellega on palju tööd, et lihtsam on siis tuua teda kuskilt mujalt või tuua välismaalt, aga meie siiski näeme selle vaeva siin ära siin tehases ja puhastame selle savi ära ja teeme oma kohalikust materjalist. Ja see savi värvus tuleneb sellest, et mis on tema aluskivimiks, ehk siis Lõuna-Eestis annab punase värvi Devoni lubjakivi, sealt on raud, sealt on see punane ja Põhja-Eestis on see lubjakivi all ja sealt ta saab selle valge või halli värvuse. Siis me ajame selle savi vedelaks, siis laseme läbi sõela, võtame välja lubjatükid ja siis on see selline nagu hapukoorepaksune mass ja siis on meil see vaja uuesti paksuks tagasi saada. Ja siis pumpame selle filterpressi ja filterpress 10 tunni jooksul surub siis sellest savist jällegi vee välja ja me saame savi selleks tahkeks tagasi. Ja siis on meil sellised savikettad, mida me siis hakkame töötlema. Laseme läbi valtside, mudime seda natukene, paar korda, laseme läbi masinate ja lõpuks saame sellised vastava suurusega tükid, nii suuri tooteid või kausse, mis me teha tahame. Laseme need käru peale, sõidutame liftiga teisele korrusele ja siin toimub siis vormimine. Vormimist teeme pressidega, vormime neist kausid, kruusid, topsid, kuivatame neid, laseme eelpõletuseks ahjust läbi, glasuurime, laseme teist korda ahjust läbi 1000 kraadi juures ja vot siis on see valmis müümiseks, laada peale minekuks. Kui ma näiteks laada peal või turu peal müün oma tooteid, siis ma saan alati öelda, see on kohalikust savist ja mis oluline asi veel siin juures, et kui see on kohalik savi, siis ma tean, mis mina taga teen, et kui ma selle siit maa seest võtan, kuidas ma teda töötlen, mis ma taga teen, mis temperatuuril ma teda põletan ja ma tean selle kohta palju rohkem kui selle savi kohta, mille sa siis ostad sealt välismaalt, tuleb sulle kohale ja tolle kohta sa ainult tead, et mis temperatuuril sa võid selle põletada. Aga et mis taga selle enne täpselt tehtud on, seda ei tea. Minu sõnum on, et loomulikult kohalikku ja kodumaist ja mida lähemalt selle parem, sest et seda on meil palju. Jah, temaga tuleb tööd teha, aga ta on meil siin samas, ta on tasutud käes, löö labidas maasse, võta välja ja tee sellest midagi ilust.